90 aastat tagasi sai Nõmme omale linnaõigused. Püüame selle tähtsündmuse esile tõstmisele ka omalt poolt kaasa aidata. Nõmme 90 on videolugude seeria, milles räägitakse nii Nõmme ajaloost kui nendest, kes kujundavad tänast Nõmme elu, seda nii ühiskondlikus, kultuurilises kui ka ärilises plaanis. Härra Tiit Erik, mis selline kole ilm teid täna välja tõi? No välja ajas meid sellisel kaunil tuulisel kevadilmal see, et Nõmme linnaõiguste aastapäev on kindlasti see periood, kus peab mäletama ka endiseid linnapäid ja vabariigi ajal olnud 3 linnapead, Luukin, Ojaveski ja Lindemann, said täna endale siia nimelised pingid. Kas loodate omale ka kunagi siin nimelise pingi saada? No, ma arvan, et ei ole minu asi sellest unistada, aga eks järeltulevad põlved on need, kes hindavad mehi tegude järgi ja see, et nõmmekas Piret Loide selle idee välja käis tegelikult näitab seda, et need mehed, kes siin kunagi linna on valitsenud, on teinud head tööd ja nende mälestus on siin jäädvustatud. Kas ja mis toimub veel aastapäeva raames? Eks tegelikult juubeliaastal toimub erinevaid ettevõtmisi, nii täna siin pinkide paigaldamine, eelseisval laupäeval, mõeldes nii Nõmme 90. sünnipäevale kui saabuvale Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, saab Hiiu jaama taha allee kujundusse endale 100 tamme ja eks pidustusi nii kultuurirahva korraldades tantsu ja laulu on aasta jooksul palju, millest meie kodulehelt saab infot, aga aasta lõpus tähistame kindlasti õigel sünnipäeval 12. novembril juba suure rahvapeoga ka nii väljas kui sees ja eks kindlasti tasub Nõmme kodulehte vaadata ja sealt juba endale valida meelepärane üritus ja tulla kaema. Suur tänud!